Tšauka! Tere tulemast tagasi või tere tulemast, kui sa oled uus. Minu nimi on Anni. Tänane video on pühendatud Catrice'i kosmeetikale. Terve meigilukk, kasutades ainult Catrice'i tooteid. Mitmed nendest olid mul juba varasemalt olemas ja olen neid nautinud igapäevaselt. Nüüd tuli mõte, et katsetada ka teisi tooteid, sest tõesti need tooted, mis mul juba varasemast olid lihtsalt liiga head ja kutsusid ka teisi Catrice'i tooteid katsetama. Catrice'i tooteid leiad erinevatest suurematest selveritest, need on tavaliselt Essence kosmeetikaga nii-öelda paralleelselt müügil, väga tihti üksteise kõrval lausa. Catrice'i kosmeetikat e-poodidest saad kätte MyLookist ja mina tellisin tänased tooted kõik Taglase e-poest. Võimalik, et kuskilt mujalt saab veel Catrice'i. Notinos kindlasti. Panen ka kõigi toodete lingid video alla. No nii, ma olen teinud oma hommikuse näohoolduse nagu ikka. Täna ei alustagi me esimeseks BB-kreemi või jumestuskreemiga, vaid me alustame primeriga. Mul jäi silma Catrice'ilt siis vist pigem uuem primer talt, Catrice'i One Step. See primer on siis päris mitu head asju ühes. Ta peaks niisutama, hooldama nahka. Ta natukene ka omab väikest imeõrna katvust ja mis on eriti tore, on see, et tal on SPF 20. No SPF 20 on täpselt selline natukene liiga vähe, et ainuüksi selle peale päiksekaitse osas siis lootma jääda. Aga SPF-i peale veel sellist primerit panna SPF 20 kevadsuvisel hooajal on minu jaoks super hea pluss. Ja mis ta veel ütleb enda kohta? See toode on vegan, siia ei ole lisatud mikroplastikat, ta on parabeenivaba, mineraalõlide vaba ja gluteenivaba. Tuleb siis 30 milliliitrises sellises väikses pakendis ja tehtud Itaalias. Tuleks kasutada ära 12 kuu jooksul, kui on siis avatud. Nii, aga vaatame siis, ma ei ole seda primerit veel ise proovinud. Ta tuleb välja kui selline suhteliselt tavalise näokreemi laadne, aga tal tundub sees olevat nagu mingid tükid. Okei. Hästi kerge lõhnaga, selline pigem värske, mõnus. Ja tõesti niisutav, aga ei ole liialt vesine, et on selline pigem ikkagi niisutavam. Hästi õrnalt on näha, et nagu sellised natukene tumedamad tükid oleks sees. Ja mul on tunne, et see on nii-öelda see kerge katvus, mis võib-olla nahale kandes need tükid nii-öelda avanevad ja veidikene ühtlustavad näonahka. See primer läks küll hästi lihtsasti naha sisse ja jättis nahale sellise loomuliku kerge glow, väikese sära, mitte sära, vaid väikese läike, sellise niisutatuse. Okei, väga mõnus. Ja nüüd on ta põhimõtteliselt ikkagi naha sisse läinud ja jätnud naha väga siidise. Mulle meeldib see. Täitsa mõnus. Ma arvan, et jumestuskreemi alla selliseks kiireks niisutuseks ja väikseks SPF-i lisakaitseks on siis väga mõnus. Ja edasi võtame jumestuskreemi. See on siis Catrice'i True Skin Hydrating Foundation, hüaluroonhappe ja minu teada just arbuusiseemneõliga. See ütleb enda kohta, et on niisutav jumestuskreem, loob ühtlase nahatooni ja loomuliku mattviimistluse, keskmine kuni tugev katvus. Samuti on tegemist vegantootega, mikroplastika vaba, parabeenivaba ja mineraalõlide vaba. Mina võtsin endale värvitoonis 004 Neutral Porcelain. Samuti selline mõnusalt traditsiooniline pakendi suurus 30 milliliitrit. Ta tuleb klaaspudelis, mis on selline tõeliselt luksuslik ja ilus selline rose gold kork. Ta on pumbaga pudel ja ma olen seda varasemalt korduvalt kasutanud, et tegemist tõesti pigem sellise keskmiselt kuni tugeva katvusega, selline pigem, ütleme, keskmise konsistentsiga, natukene tahab siit ära voolata. Ja kuigi Catrice ise ütleb, et see jumestuskreem on pigem mõeldud niisutavaks, siis ma veidikene vaidleks vastu. Nii palju, kui olen ise uurinud, siis see jumestuskreem sobib pigem just rasusele nahale,
kuni normaalsele nahale. Kuiva naha puhul ta tõesti vajab sellist tugevat niisutust alla. Aga kanname ta siis poolele näole ja vaatame, kuidas ta selle primeriga töötab. Jah, ma juba olen unustanud ära, kui tugev katvus tal on. Oleksin võinud isegi natukene vähem panna teda. Vist. No nii, pool nägu on nüüd tehtud, pool nägu tegemata. Et vaatan, näitan teile ka. Et on tõesti pigem tugevama katvusega. Et minu puhul on ta vist mul kõige tugevama katvusega jumestuskreemi laadne toode siis. Tulen ka natukene lähemale, et võib-olla on paremini näha. Ta selle primeriga istub tegelikult väga ilusti. Nii palju, kui ma teda tõesti kasutanud olen, siis ta minu nahatüübil, mul on pigem normaalne nahk, kaldun rasususele natukene, et ma tunnen, et see jumestuskreem vajab tõesti niisutatud põhja. Et siis ta istub nahal ilusamini. Et muidu ta hakkab mul jääma pigem naha peale ja isegi välja joonistama sellised võib-olla naha tekstuuri ja võib-olla ka selliseid kuivemaid kohti. Praegusel juhul tänu sellele primerile, mis on selline tõeliselt niisutav ja nükene mitte vesine, vaid pigem sellisem toitvam, jääb ta tegelikult päris kena. Oma tugeva katvuse puhul on ta mõnusalt naha moodi. Et ma ei armasta väga tugeva katvusega jumestuskreeme, sest et mul on alati niisugune tunne, et ta reedab liialt ära, et mul on tugev meik peal. Aga selle puhul praegu, selle primeriga minu meelest töötab väga hästi. Ta on nüüd mul tervele näole kantud, nii et tõesti, selle jumestuskreemi puhul pigem neile, kellel on rasusem nahk, kuni normaalne nahk ja mõnus niisutus alla ja eriti neile mõeldud, kes otsivad tugevat katvust. Iseenesest minu meelest täitsa tubli. Täna saavutasime päris kena tulemuse sellega. Nii, lähme concealeri juurde. Samuti Catrice'il siis True Skin liinist siis nii-öelda concealer ja samuti on see hyaluroonhappega, jällegi vegan, mikroplastika vaba, parabeeni vaba, mineraalõlide vaba ja minul on ta värvitoonis 010 Cool Cashmere ja olen seda kasutanud samuti juba nüüd tükk aega. Ja mulle meeldib see concealer isegi rohkem kui see jumestuskreem. Ja ma kannan teda suhteliselt vähe, sest et ta on pigem sellise tugevama katvusega. Et ma armastan jumestustoodete, jumestuspõhjatoodete puhul pigem sellist loomulikku tulemust ja sellepärast panengi teda vähe, et ta oleks rohkem naha moodi. Ja kasutan Real Techniques'i number 300 pintslit, et seda laiali ajada. Ta on selline pigem kreemine ja tõesti omab väga tublit katvust, aga samas jääb täiesti naha moodi. Natukene see värvitoon 010 Cool Cashmere ei ole minu nahatoonile niivõrd ütleme selline heledaks tegev või värskendav, vaid pigem on minu nahatooni. Et ühtlustab ilusti, aga et kui tahta natukene heledust tekitada, siis ta seda väga ei tee. Ja selle pintsliga tõesti läheb concealer ka väga kiiresti. Naha peal laiali. Super. Olen kuulnud ka selle concealeri kohta, et ka sellised natukene küpsema nahaga naised armastavad seda, sellepärast et ta pidavat olema tugevama katvusega, aga samal ajal mitte kuivatav. Ja selles osas ma olen küll 100% nõus, et ta jääb väga naha moodi, ta ei ole kuivatav, ta ei joonista välja, ütleme sellised peened joonekesi ja ta istub väga ilusti nahal. Nii, käin korra naha üle. Jah. Endiselt on see jumestuskreem natukene sellisem
nakkuvam, et ta on läinud küll naha sisse, aga mitte lõpuni. Ja hea on teda siis naha sisse kinnitada ka puudriga ja True Skinil Catrice'il on ka samuti mineraal siis tolmpuuder olemas, jällegi hüaluroonhappega. See on ikkagi nii-öelda matistav puuder, et võib-olla sobilikum rohkem normaalsele kuni siis rasvusele nahale, et kuiva naha puhul võib olla liialt matistav. Ta on samuti vegan, õli ja mikroplastika vaba, parabeenivaba ja mineraalõlide vaba. See puuder jällegi ei ole tehtud Itaalias, vaid Poolas hoopis. Väga põnev. Nii, aga sellise väikse kerge kihi ma endale siis peale panen, et kinnitada jumestuskreem ja concealer. Selline lihtne puuder kinnitab väga tublisti. Ei ole liialt kuivatav, et tõesti jääb väga mõnus. Saab panna õhema kihi kui vaja, saab panna paksema kihi kui vaja. Täitsa tore toode. Nii, ma võtan järgmiseks kulmud. Ja Catrice'il on kulmutooteid tulnud välja päris mitmeid. Aga minul on viimasel ajal juba pikemat aega kasutuses Catrice'i kulmupliiats. Ja see on Slimmatic Ultra Precise Pro Pencil 1,5 millimeetrine. Ühes otsas siis tuleb tõeliselt peen kulmupliiats ja teisel pool läbikammimiseks kulmuharjake. Olen seda kulmupliiatsit kasutanud juba tükk aega ja minu meelest toimib väga hästi. Tõeliselt sellise peene otsaga, et annab joonistada selliseid karva moodi tõmbeid ja siis käia ka harjakesega läbi, et ühtlustada. Väga kiire, väga lihtne, töötab hästi, kes otsib kulmupliiatsit, siis Catrice'i oma soovitan küll proovida. Ja peab minu kulmudes küll vastu õhtuni. Minu igapäevane kaaslane küll viimasel ajal olnud ja soovitan soojalt. Nii, Catrice'i toodetest, mis meil edasi on. Lähme bronzeri juurde. Catrice'i siis Holiday Skin makadaamiaõliga bronzer. Minul tuleb ta värvitoonis Summer in the City. Ta on heledam värvitoon, minu meelest neid ongi ainult 2 tükki. Catrice'i toonide valik on täpselt selline, nagu ta on. Ta on pigem selline vähene, aga heledale nahale saab sealt tooted kätte. Ja tõeliselt mõnus selline hele ja mitte liialt oranžikas bronzer. Minu vaieldamatu lemmik juba kuid. Suurepärane. Mul on keha peal eile pandud kerge selline fake tanni kiht, et selle bronzeriga natukene aidata nägu kehale järgi. See bronzer ei ole päris matt, et ta on natukene sellise, ütleme, siidise tulemusega. Siin ei ole glitterit, aga ta tõesti jääb väga selline mõnus. Iga kord, kui ma siit võtan, siis ei lenda teda igale poole laiali, ei ole liialt puuderjas. Ja väga mõnusasti annab teda ka üles ehitada. 100% soovitan. Väga mõnus. Catrice'ilt ma ei olegi varasemalt ühtegi põsepuna proovinud, nii et täna proovime koos esimest korda Catrice'i Plush Box ja see tuleb siis värvitoonis 020 Glycerin Pink. Selles samas pakendis on tal neid põsepunasid veel teisigi värve, aga haarasin sellise ilusa roosa järele, millel on kerge sädelus sees. Nii et tal on niisugused hästi õrnad kuldsed sädelused. Ma arvan, et kevadeks suveks väga ilus toon. Ma alustan sellise kerge patsutusega, sest et ma ei tea, kui pigmenteeritud ta on. Okei, ma natukene näen. Võib-olla kaameras ei ole kõige paremini näha. Et on pigem sellise keskmise pigmendiga mul on tunne. Et ma umbes 3 korda patsutasin enda pintslit sinna ja juba
ma näen teda ka oma põskadel, aga ta ei ole liialt pigmenteeritud, et tekib kohe väga-väga tugev reaktsioon. Mis on tegelikult mõnus, et seda saab üles ehitada või jätta ta selliseks aimatavaks. Mulle väga meeldib põsepuna kasutada, nii et ma natukene ehitan ta veel üles. Tõeliselt kena selline väga klassikaline roosa toon. See sädelus jääb nüüd küll väga aimatav, et ta on tõeliselt väikese, sellise imepeene sädelusega. Mis mulle tegelikult meeldib, et tal ei ole liialt tugevat glitterit või sellist, tekstuuri välja joonistavat sädelust. Et ta on tõeliselt hästi õrnalt aimatav. Ma kartsin isegi, et ta on nagu rohkem sädelevam. Aga ei ole. Ja jääb minu meelest super ilus. 5+. Nii, ja nüüd me lähme highlighteri juurde. Olen selle highlighteri kohta kuulnud jutta juba päris pikalt. See on siis Catrice More Than Glow highlighter ja minul on ta värvitoonis 020 Supreme Rose Beam. Seda tuleb minu teada 3 värvitoonis ja ma haarasin ta endale siis sellise roosaka alatooniga. Teda oli ka kollakam ja sellisem virsiku alatooniga, kui võiks öelda, et need teised olid natukene tumedamad. Ja ma kartsin, et äkki minu nahatoonile mitte sobivad. Et ma võtsin selle roosakama alatooniga. Ma proovin seda kanda täna näppudega. Olen näinud, et paljud kannavad. Okei. Ma tegin ainult 2 väikest. Ma tegin ainult 1 väikese puudutuse ja see on juba näha. See pidi olema päris intensiivne, aga ilus. Jaa, see on juba siin. Natuke kulmuluule ka. Ma ei ole kindel, kas seda on näha. Ma praegu tõesti kasutasin teda väga õrnalt, sest et ta on päris intensiivne. Aga jääb väga kena, et tal on selline tõesti väga õrn väike sätendus. Ma vist proovin teda natukene rohkem üles ehitada. Ma haaran Real Techniquesi 402 pintsli järele ja väga õrnalt lähen siia sisse. Jaa. Selle annab üles ehitada küll vist päris intensiivseks. Ma ei ole varasemalt väga tugev highlighterite kasutaja. Järjest enam nüüd proovin neid oma meigirutiini rohkem sisse tuua ja neid tõesti kasutada ja neid nautida. Ta jääb väga kena. Ütleme niimoodi, et sellega annab peale minna ka õrna käega. Kes tahab jällegi sellist tugevat highlighterit, siis ma arvan, et sellega annab seda üles ehitada küll ja veel. Te just nägite ka, kuidas ta mu sõrme peal enne jäi. Aga uskumatult ütleme niimoodi, et loomulik isegi võiks öelda selle kohta. Super ilus. 100%. Tubli Catrice. Tubli. Mul on ostetud ka oma elu esimene meigi kinnitusprei. Ma arvan, et ma lähen sellega praegu peale. Enne siis ripsmete värvimist ja enne huuli, sest et rohkem mul täna videos teile näidata ei ole. Katsetame selle, et kogu puuderjad tooted saaksid mõnusalt siis naha sisse minna. Ja tegemist on siis Catrice Prime and Fine Multitalent Fixing Spray ja olen selle kohta kuulnud tõesti väga positiivseid sõnu. Nii et proovime siis täna ära. Tuleb 50 milliliitrises sellises nunnus väikses puderis. Ma olen natukene närvis nüüd, sest ma ei tea, kuidas ta spreib. Ma vist proovin korra siia kõrvale. Hästi mõnus kerge lõhn ja tõeliselt sellise hästi peene joana. Okei, ma isegi julgen sellega oma näo poole minna. Nii. Mõnus. Ja tõesti väga peene ja väga mõnus ja tõesti värskendava spreiga.
Natukene ma näen paaris kohas sellist, ütleme, suuremat tilka, aga ma arvan, et ta kuivab iga sekundiga praegu ära. Huvitav, kas ma peaksin veel panema? On tunne, et ma vist ei pane. Kui see suudaks tõesti ka meiki kinnitada ja hoida ilusana kauem, siis super. Ma pean seda tõesti testima nüüd pikemalt, et kuidas ta jääb ja kuidas ta nii-öelda meigi pikenduse osas mõjub. Aga praegu küll nahale jäi väga-väga ilus ja mul on nahal endiselt selline kerge glow, väga loomulik, naturaalne niuke tulemus, et mu nahk ei ole matt, mis mulle meeldib, et ta jättis mu naha ikkagi selliseks, nagu ta oli enne. Et ta ei ole matistav. Pigem isegi natukene lisas vist sellist sära või väikest läiget glow'd, niukest tervislikku jumet. Ja tal on väga mõnus lõhn. Mulle meeldib see. Mulle tõesti meeldib see. Ilus. Okei, lähme siis ripsmete juurde. Mul ei ole täna lauvärvi komplekti Catrice'ilt, aga tahan sulle näidata ühte ripsmeduši, mida ma olen nüüd natuke aega katsetanud. Ja see on Catrice'i Lashes to Kill 24 tunni No Panda Eyes ripsmeduš ja see on defineeriv ja volüümi andev. Tegemist on siis higistamiskindla ja sellise laiali minemise vastu kindla ripsmedušiga. Ta on nii-öelda inglise keeli tubing mascara ja teda saab eemaldada ainult sooja veega. Tänu sellele ta on tegelikult veekindel või sellise, ütleme, jaheda veekindel. Ta ei lähe laiali, et kui sul on mure, et kõik ripsmedušid lähevad päeva lõpuks laiali või hakkavad pudenema või midagi sellist, siis otsi selliseid tubing mascarasid, mis on siis ainult sooja veega eemaldatavad. Ja see Catrice'ilt on üks variant. Catrice'il on minu meelest ka teisi selliseid. Nii et otsi siis kirjeldusest ripsmeduši, mida saab veega eemaldada. Just sooja veega. Tuleb sellises traditsioonilises aplikaatoris ja pigem, ütleme niimoodi, kuju poolest on liivakella kuju. Ja ripsmeduš on siis kantud ülemistele ripsmetele, et ta jätab tõesti väga sellise pikendatud. Ta eraldab, et ta ei liimi kokku, mis mulle väga meeldib. Väga ilus igapäevane ripsmeduš. Ja just kui sa otsid sellist, mis ei läheks üldse laiali. Ja tuleks ära siis õhtul sooja veega. Minu jaoks väga ilus, igapäevaseks väga mõnus ripsmeduš. Nii, ja meil on jäänudki ainult huuled. Huulte toodetest proovime esimeseks siis Catrice Powerful 5 Lip Care. See on põhimõtteliselt nagu toonitud huulepalsam. Ja ta sisaldab endas ka päris toredalt niisutavaid koostisaineid, hyaluroonhapet, arbuusiseemneli, kočimarju, kurki ja isegi ingveri juurt. Minul tuleb siis värvitoonis 020 Sparkling Guave ja ta on tõeliselt ilus näeb välja, et minu jaoks väga esteetiline ka. Olen seda ühe korra katsetanud, et ta jäi väga mõnusalt niisutav ja isegi andis ka ilusat värvi. Väga lihtne peale kanda. Libiseb, on mõnusalt niisutav ja annab väga nunnu värvi minu meelest. Ideaalne selliseks kevadiseks kiireks, või miks mitte suviseks, ehk see suvi ei ole ka enam kaugel, selliseks mõnusaks kiireks, väikese ilusa värviga huulepalsamiks. Tõesti, väga mõnus. Ja sellist värvi mul ei olegi mitte ühtegi huuletoodet, et jääb väga nunnu minu meelest. Igapäevane, väga ilus. Nii, aga ma võtan selle korraks maha, sellepärast, et mul on ka uus huulepliiats Catrice'ilt. Ja siis üks juba natukene vanem toode, mida ma olen kasutanud, on siis Catrice'i selline huulekreem või huulepalsam, mis on samuti värvitud. Et ma tahaks korra tänases videos proovida ka nende kahe kombot. Huuled on sellest huulepalsamist küll ilusti niisutatud. Ja alustame siis huulepliiatsist. See on Catrice'i Plumping Lip Liner. Plumping ehk siis ta peaks olema
nagu täitev, väga põnev, okei. Peaks olema siis kauapüsiv ja mul tuleb ta värvitoonis 010 Understated Chic. Ma valisin sellise pigem ütleme neutraalse tooni, et armastan igapäevaselt rohkem nude kasutada ja siin ta siis on tõeliselt selline kena, klassikaline, ilus, mitte liialt soe, mitte liialt külm, natukene isegi võiks öelda, et roosaka alatooniga. Väga lihtsasti libiseb, ma praegu paningi teda ainult huule piirjoontesse. Ta on põhimõtteliselt peaaegu nagu mu enda huule värv, ainult natukene sellisem puuderjam roosaka alatooniga. Väga ilus. Lihtsasti libiseb, väga lihtne peale kanda. Ei ole nagu liialt kuidagi kuivatav või selline nakku, et kui ma huuli kokku teen, täidame ka huuled sellega ära. Väga ilus toon, väga mõnus. Ta jääb jah tõesti selline natukene nagu matt. Vajab kindlasti nii-öelda alt seda, et oleks huuled niisutatud. Aga ma arvan, et ka tänu sellele, et ta on natukene matim, siis ta on võib-olla ka kauapüsivam. No tõesti, nii Essence'il kui ka Catrice'il sellise huulepliiatseid on väga toredaid. Soovitan tõesti vaadata. Ja see värv mulle väga meeldib. Nii ja kanname siis selle peale ka Catrice'i siis Powerful 5. Suhteliselt sarnane, need mõlemad Powerful 5. See on siis Liquid Lip Balm ja ta on hyaluroonhappe, vitamiin E, shea või rohelise tee ja koji marjadega. Minul tuleb ta värvitoonis 070 Luminous Scrapes. Seda toodet olen ma tükk aega juba kasutanud, see on üks lemmikutest Catrice'ilt. Väga mõnus, selline ilus nude, natukene toonib, niisutab ja jätab ilusas ära. Sellest huule nii-öelda siis pliiatsist on nüüd see toon küll natukene pruunim ja sellisem soojem, aga koos istuvad nad minu meelest väga hästi. See tõesti mõnusalt niisutav ja selline annab ilusa läike, super mõnus. Ja selline saigi tänane Catrice'i kosmeetika video. Loodan, et leidsid tänasest videost äkki mõnda uut ägedat toodet, mida katsetada. Tõeliselt ägedad, taskukohased, super hästi töötavad, veganid, kõik Catrice'i tooted on ka julmusevabad ja nagu ma lugesin ette, siis kõik enamjaolt ka igast parabeenide, mineraalõlide ja muude mingi mikroplastika vaba näiteks. Super! Ja selline tõeliselt lihtne, igapäevane look tuli siis täna. Mina jäin väga rahule. Tõesti, super töö, Catrice. Väga ägedad, toredad tooted. Millised Catrice'i tooteid oled sina katsetanud ja milliseid ise fännad? Ole hea, anna mulle märku all kommentaarides. Aitäh sulle täna, et vaatasid. Kui sulle tänane video meeldis, siis ole hea, viska mulle üks like. Ja kui sulle tundub, et minu kanal võiks sobida ja sind kõnetada, siis oled alati oodatud tulema minu jälgijaks. Me kohtume juba järgmises videos, varsti. Enne järgmist videot võid tulla külla mulle mu Instagrami kontole @annitsuping. Olge tublid ja hoidke ennast. Tšauka! Miau! Ma olin just lõpetanud filmimise ja ma tahtsin ära hõõruda seda huulepliiatsit, mis ma siia panin. Ja see lihtsalt ei tule ära. Wow! Kes otsib tõesti kaua püsivat huulepliiatsit, siis see Catrice'i Plumping Lip Liner. Ta lihtsalt ei tule ära. Wow! Okei.